Tere, olen Urmas Eelme ja ametilt olen väikeettevõtja. Ja ma tahan jagada kõigile oma imelise tervenemise lugu. Olen pikki aastaid põdenud rasket haigust. Ta kutsutakse siis avandiliseks soolepõletikuks ehk koliidiks. Olen proovinud väga erinevaid võimalusi sellest haigusest jagu saada. Ja siiamaani siis õnneks ma olen leidnud ja see siis muudabki elu. Sellel sügisel, eelmisel sügisel, mis nüüd mööda läks, ma olin fakti ees, et sõitma puhkusele ja lennukiga. Et alati on see hetk, kui ma pean kuhugile lendama ja minema, siis see haigus iseenesest ägeneb. Aga keerulisemaks tegi see asjaolu, et mul oli juba enne ägenenud, ma tundsin väga halvasti ja teada see, et kui nüüd lennukiga veel minna, siis asi läheb veel hullemaks. See oli kindel. Mul ei olnud eriti palju valikuid, et ma tabletid kaasa võtta, see on üks asi, aga ma olen alati otsinud midagi, mis on nagu tõhusam, mis rohkem mõjub niimoodi, et ka päriseks. Ja ma ostsin siis paki Hiira piimhappebaktereid. Juba siis võtsin alguses juba õhtul paar sellist kapslit sisse ja tõesti ma ei osanud nagu midagi arvata sellest headega halva, et vähemalt mõtlesin, ma proovin, et see oli üks selline võimalus. Huvitav oli see, et kui ma hommikul tundsin ennast ka hästi ja nagu midagi ei olnud nagu eriline, just tervis oli juba parem. Ja ma olin 2 lennukiga juba lennanud ja siis ma sain ja lõpuks kohale jõudnud, siis ma sain ka kuidagi, et kõik oli väga teistmoodi, et kui ma tavaliselt olen, see haigus ägeneb ja seal on igasugused probleemid tekivad selle tõttu, siis seekord neid ei olnud. Et see sisuliselt mõjus ööpäevaga. Ja sellest ajast peale ma olen siis tarvitanud neid 1 kapsel päevas ja siiamaani on mul väga stabiilne ja terve olek. Ja iseenesest on nende kapslite võluga selles, et pidid taastama soole mikrofloorat. See tähendab seda, et kui need on varem hävinud, siis seal tuleb uus asemele. Ja omalt poolt ma olen teinud väga palju selleks, et terve olla. Et oma toitumist ma olen muutnud varem juba 15 aastat tagasi. Ma vaatan väga konkreetselt, mida ma võtan, mida ma söön ja mida ma ei söö. Näiteks kõik suhkrutooted, kõik on välistatud. Samuti mingi alkohol ja muud asjad, mis tõesti ei ole tervisele hea. Ja ma olen püüdnud neid asendada just väga tervislike toitudega, näiteks idandatud toortatar või siis piimaseen, kus ma teen ise keefiri. Aga samas peab ütlema, et kõike ma olen proovinud erinevaid asju, aga nad ei ole olnud nii tõhusad. Nendes fermenteeritud probiootikumide võlu on just see, et seal on 12 erinevat piimhappebakteritüve ja ilmselt see siis on ka tõhusam ja teeb asja korda. Ja ma soovitan neid kõigile, kellel on mingi kõhuga seotud haigus või näiteks kui nad peaksid kuskile reisile minema, kuna sisuliselt neid Hiira tooteid ei müüda näiteks apteekides, nad ei olegi ravimitena üldse kirjas, nad on nii-öelda toidulisandid. Et see ongi ka ühes mõttes, teatud mõttes nagu paradoks, et sa saad sealt abi, kus kõige vähem ootad, et mis peaks olema, ma ütleme, mis ei ole ravim, aga see siis tervendab sind. Et siiamaani ma olen 3 kuud neid tarvitanud ja tunnen ennast kõige paremini. Ja ma arvan, et ma jätkan seda kurssi senikaua, kui see soolestik on taastunud. See haigus on mind kimbutanud juba eelmisest sajandist saadik ja nüüd mul õnneks on leidnud midagi, mis seda lahendab.
ja tervendab. Üks nüanss on veel huvitav, et neid kasvatatakse Mozarti muusikasaatel, mis siis ka ilmselt avab oma imelist toimet.